No tere! Tere, tere! Räägime täna teile ühest Datsunist. Nissan Patrol. Jah, et Patrol 260 kerega, K260 kerega. Auto toodi siis siia Eestisse oktoobri lõpus. Mõttega minna siis Aavo Sultsi väljastusvõistlusele. Ja peaaegu jõudsime valmis auto. Jah, sai tehtud üht-teist enne võistlust, aga aega jäi lihtsalt natukene väheseks. Et ostes siis olid sellised vead nagu salongi venti mootor oli ära põlend. Kuna hiired olid sinna elutsema mõtlenud minna, olid selle põlema pannud. Siis puudus veel auto lõrirõhk ja üks eelsüti küünal siis. Nõelus edasi-tagasi, sisu oli lahti, et tahtis minema hüpata läbi kapoti. Et õlirõhu siis, kuidas see... Õlirõhuga sai päris pikalt vaeva nähtud. Kõigepealt sai mõõta manuaalselt rõhku, et on nagu vähe tõestada. Siis sai pandud uus õli sisse, et äkki on mingi vedela mõli või midagi kehvasti. Siis igaks juhuks sai veel üks lihtne variant proovida vahetasin õlirõhu anduri ära, et äkki sellest ikkagi on kasu, et pääseme lihtsamalt. Aga ei, siis hakkasime mootorisse altpoolt kaevama. Sai vaadatud saaled üle, et kõik oli nagu korras huvitaval kombel. Panime ilusti kokku tagasi kõik, proovisin uuesti, äkki sai midagi valesti tehtud. Ei, ikka õlirõhk oli jube madal, 2 satti kuskil üle selle väga ei tõusnud kuidagi moodi. Kisume ta siis üksi pulki laiali ja puhume kanalid läbi, et äkki mingi tükk ees või midagi. Ja õlipumba selgus, et õlipumba korpus oli lahti ja ei tekitanud korralikku rõhku. 3 kruvi kinni ja kõik kokku tagasi ja oligi korras. Edasi siis läks klaaside toonimisse. Jah, väike snorkeli külge, et päris kohe vesi mootorisse ei läheks. Sillatõste? Või mis sillatõste? Sai vedru kammitsad vähe pikemalt tehtud. Et natukene kõrgemale saada seda koopa ääri. Palju siis lõpuks oli tulemus, et kammits ise oli 10 senti pikem? Kammitsa ise sai tehtud nüüd vanast 8 cm pikem. Ja üldkõrgus tuli 5 senti juurde või? Jah, kuskil niimoodi, jah. Enam-vähem. Nii ees kui taga? Jah. Sest mõlemaid said ühte palju tõsta. Et 5 senti sealt, pluss veel ref, üldiselt nüüd on auto natuke kõrgem, kui ta alguses oli. Alguses oli koopa ääreni 83. Nüüd on 103. Natukene tõusis. 20 senti. Jah. Hea küll. Ja enne võistlust veel kõik õlid vahetada. Mootoriõli, sillaõli, käigukasti. Kõik õlid said vahetatud. Käigukastis muidugi olid õlid, kui neid õlideks nimetada veel saab seal. Kõige probleem oligi see, et kõik käigud läksid raksuga sisse miski pärast. Aga keerates käigukasti väljalaske õlipunni kork ära, tuli sealt mingit imelikku kohvi moodi vedelikku. Ma ei tea nüüd, kas ta oli õli seal sees või ei olnud, aga väga imeliku värvi oli ta küll. Aga peale normaalselt õli, nüüd toimib nagu ilusti. Ei raksu ega midagi.
põhimõtteliselt nädal enne Sultsi veel jõudsid rehvid väljad kohale. Rehvid väljad. Vints. Siis läks tugevaks vintsiraua keevitamiseks ja uue stangi ehitamiseks, et meil oli siin üks võlurabis, kes tegi lihtsalt ei mitte millestki, tegi meil väga moodsa ja vinge stange, et võib isegi puid langetada kui vaja, aga noh. Tänud Raimole. Et eks ta tuleb veel meile appi, et tema aitas veel muidugi ka tõstet teha, kuna ainult sellest vedrukammitsa tõstest ei olnud nii palju abi, siis oli vaja veel spiraalid nii esisilla kui ka tagasilla külge panna. Et noh, muidugi Sultsile läksime ainult tõstetud esiotsaga, kuna enam ei olnud rohkem aega seda tagaotsa tõsta. Kohtunikud veel stardis küsis, et mitu kotti tsementi teil taga on, kuna tagaots vasta maad lohises järgi põhimõtteliselt. Minu mõttes ka siin ei ole mingit vahet. Ma ei tea, on üldse mõtteid panna. Sultsile sõit, võistlusele sõit, siis oli hommikul kell 5 sõitsime kodukandist välja. 5:30 pidime Jõhvis siis teistega kokku saama, aga enne seda veel juhtus nii, et koormatud autoga, üldiselt 4 inimesega ja kõikide asjadega, mis meil kaasas oli, pluss veel varuratas, mis kaalub, päris palju kaalub, et selgus, et tagumised rattad käivad veel koopasse.
Siis sai kiirelt lõigata poole tee peal ketaslõikuriga lihtsalt tagatiiva ääred natukene suuremaks, et rattad paremini ringi käiksid, muidu natukene vähe kaldu läks, olidki rattad koopas kinni kohe. Ja siis veel võistluse ajal sai veel haamrid kaasa, et relakast oli hommikul vähe. Natukene lisa. Aga võistlus ise, jõudsime kohale, registreerisime ära, saime kleepsud. See sõit algaski, et algas ta nii nagu ta oli, et meil oli läpakas kaasas, siis oli veel kogemata võetud tahvel kaasa, õnneks tegelikult. Kõik inverter oli, kõik juhtmed, kõik asjad olid olemas, et täiesti ette valmistanud. Aga enne starti juhtus nii, et kepsujuhe oli katki, ei saanud korralikku ühendust. Siis saime kiirelt punktid tõmmata tahvlisse ja sõitsime tahvliga, et kõik toimis. Lõunaks küpses meil inverter ära. Täiesti lambist, me isegi ei kasutanud seda inverterit, et ta oli siin lihtsalt ühendatud autosse ja see läpakas oli esistme tagas taskus ja mingi hetk lihtsalt hakkas kergelt öeldes midagi kärssama autos. Ja jäime seisma muidugi, nuusutasime kapoti alt kõik läbi, et ju siis midagi metsas seal lõhnas. Mingi ammoniaagi haisan, et see on normaalne. Tegime enda lõunapausi ka siis ära ja sõitsime edasi. Hakkasime edasi sõitma ja kuulsime, et salongis keegi vigiseb, aga see oli see kärssav ülituline inverter. Et see inverter sai aknast, või see sai välja võetud. Et me ei kasutanud seda enam. Sõidu lõpus siis sai meil tahvel ka tühjaks. Tõmbasime nii palju punkte, kui veel saime telefoni. Ja telefoniga põhimõtteliselt sõitsime ikka lõpuni. Aga lõpuni me ei saanud sõita, kuna liivakarjääris lõppesid esimesed rumulukud. Ja tagasillaga kuidagi ei tahtnud liikuda seal. Et liiva peal, et see oli nagu hetkega kaevas see tagasildenud maa alla ära. Et õnneks kuidagi sai veel mäest alla ja korraks vist võttis veel esisild end järele ja saime sealt mäeotsast ära ja pidimegi selle sõidu ära lõpetama. Kahjuks. Aga kokkuvõttes esimese korra kohta väga viis tulemus. Peale sõitu siis, mis meil saime? Saime paremapoolse mõlkisukse, paremapoolse katkise suunatule, paremapoolse tagumise tule, mis tuli küljest ära. Korraks iirudu saimilt, jah. Tagatiib oli ka natukene, oli sisse poole. Ja mis siis pärast hiljem selgus veel, et esimene parem amort oli ka veel lahti. Ei olnud lahti, oli lihtsalt kinnituse puruks rebinud. Need seivid, mis amorti kinni hoiavad, olid ära kadunud kuhugile. Jah, et üldiselt võib rahul olla selle võistlusega, et rada oli huvitav, mudane. Sai vintsida, kui tahtsid. Jah, et see ongi, turistiseiklus ongi selline, et kui tahad, siis võid vintsida, kui ei taha, siis ei pea vintsima. Et ise valid endale tee, kui otse ei saa, siis lähed ringiga. Et me suht koht, kui sai, siis me läksime otse. Päris küll julgelt ka ei olnud. Alvaril oli hommiku nii vedel, et oleks võinud vabalt käsi pesta. Import success, import 150 liipu.
nüüdseks siis tänaseks päevaks on tagaots tõstetud rummulukkudes. Sai katsetuseks, mitte katsetuseks, aga sai puhastada. Vaatasime, et kõik on nagu korras, panime kokku tagasi uus määre sisse, aga ei toimi, et ikkagi läksid keevitusega kinni ja hetkel on nad niimoodi. Et jäik ühendus rummulukkudega. Jah, ajutiselt. Nii, et põhimõtteliselt auto ongi praegu valmis järgmiseks võistluseks ja ootame järgmist võistlust.